Tervist! Täiskasvanud inimese aju moodustab ainult keskmiselt umbes 2% keha massist. Ent sellele vaatamata kulutab see keha puhkeolekus umbes 20–25% keha kogu energiast, hapnikust ja kaloritest. Kuna keha poolt kulutatav energia ja kalorite osakaal on väga suur, siis ei ole tegelikult üldsegi rumal küsida, kas siis, kui me millelegi väga pingsalt mõtleme, mängime näiteks mitme tunni vältel kogenud vastasega malet või lahendame kiiruse peale ristsõnu, kulutame me seeläbi nii palju lisaenergiat, et see aitab meil langetada kehakaalu. Me võime ju mängida väidetega, et kalorid sisse ja kalorid välja valem on kehakaalu langetamise osas liialt lihtsustatud lähenemine, aga lõpuks ikkagi kõik paraku sellele taandub, sest me kõik allume jällegi kahjuks või õnneks termodünaamika esimesele seadusele ehk siis lihtsamalt öeldes energia jäävuse seadusele. Huvitaval kombel on uuritud ja analüüsitud seda, kas ja kui palju tavalisest pingsam mõttetegevus kulutab tavalisest olekust enam kaloreid. Näiteks selles ülevaatlikus teadusartiklis leiavad selle autorid, et tavaomasest suurem nii-öelda ajupingutus vähendab eriti kogu aju silmas pidades energiakulu üllatavalt vähe ja kui lokaalselt tõstab pingelisem mõttetegevus energiakasutust näiteks aju eessagaras paar protsenti, siis kogu aju peale on muutus nii väike, et seda on üliraske või isegi võimatu mõõta. Muidugi oleme me kõik näinud lahedaid PET ja fMRI pilte, kus teatud mõte või liigutus aktiveerib eredalt teatud ajupiirkonnad. Ja see peaks ju ometi näitama, et selles piirkonnas kulutatakse lühikese aja jooksul nii suur hulk energiat ja kaloreid, et pane või tuumaelektrijaam külge. Aga tegelikult see nii ei ole ja teadlased ka selgitavad artiklis, et sellisel juhul ja sellises ajupiirkonnas kasvab hüppeliselt vere juurdevool ja glükoosi kasutus. Aga mitte hapniku kasutamine, mis antud kontekstis oleks määratletav kalorite kulutamisena. Kui me räägime nüüd pingsa mõttetööga lisakulutatavatest kilokaloritest, siis artikkel neid eraldi välja ei too, aga kui natukene arvutada ja eeldada, et lokaalne kalorikasutus suureneb sellisel juhul 1–5%, mis on, ütleme kohe ära, väga helde pakkumine, siis kulutaksid sa juhul, kui sa suudaksid terve päeva kõvasti aju pingutada lisaks umbes 4–20 kilokalorit. Ehk siis umbes 0,2 kilokalorit kuni 0,8 kilokalorit tunnis. Sellise koguse kilokaloreid, ja ma mõtlen siin seda kõige suuremat numbrit 20 kilokalorit, saad sa umbes ühest teelusikast suhkrust või kolmandikust banaanist, ehk siis ütleme ausalt välja, saledaks ajugümnastikaga ei saa. Kindlasti on nüüd inimesi, kes vaidlevad, et see on ju vale jutt, sellepärast on teada väga palju juhtumeid, kus äärmiselt pingelistel eluetappidel, näiteks kui sul on tarvis sooritada lühikese aja jooksul olulisi eksameid, võtab inimene silmnähtavalt kehakaalus alla. On olemas üks teadusuuring, kus mõõdeti vaimse stressi mõju südame-veresoonkonna tööle ja näitajatele, näiteks vererõhule, pulsisagedusele, kortisooli taseme tõusule süljes ja nii edasi. Aga selle kõrval vaadati ka, mil määral tekitab vaimne stress lisaenergia kulu. Nii et kaudselt me saame siit üht-teist välja joonistada. Kui ma võtan ette arvutused, mis on tehtud selle uuringu autorite poolt ja natukene teisendan neid, siis on tulemuseks, et tugevas vaimses stressis viibides kulutab keskmine inimene keskmiselt igas tunnis lisaks umbes 20 kilokalorit, mis on juba suurusjärgu võrra suurem number, kui me saime eelmises uuringus. Aga põhjus, miks me näeme siin suuremat numbrit, on väga lihtne. Kui esimeses uuringus vaadeldi, kui palju kulutab enam energiat ainult aju, siis teises vaadati kogu keha hapniku tarbimist, ehk siis tegemist on kogu keha energiakuluga. Ja suurenenud energia tarbimise peamiseks põhjuseks ei ole tegelikult mitte niivõrd intensiivsem ajutöö, vaid peamiselt kiirem südametöö, kiirem hingamine, erinevad stressihormoonid ja tõenäoliselt ka teatud lihaspinge.
No võib-olla see kõlab mõnele inimesele okei variandina, et sa pead kaalu langetamiseks lihtsalt pidevalt olema hullus vaimses stressis nagu ületoetanud politseikoer, kellel on närvid täiega läbi. Aga no üldiselt ma seda lähenemist ikkagi ei soovitaks, sellepärast et pikemaajalisel vaimsel stressil on väga palju tõsiseid negatiivseid tervisemõjusid. Ja kui sa oled pikemalt, nagu öeldakse, psühhosotsiaalses stressis, siis soodustab see ülesöömist ja sa ei võta mitte kehakaalus alla, vaid lähed lihtsalt paksuks. Seega, kui ma nüüd vastan video pealkirjaks olevale küsimusele, siis ei, kahjuks ei ole võimalik ennast saledaks mõtelda. Ja peamine põhjus tegelikult, kui neid uuringuid ja teisi uuringuid ka vaadata, on see, et me oleme kõik kuulnud müüdist, et su aju kulutab igapäevaselt ainult, ma ei tea, mingi 10% oma võimalikust võimsusest. Ja see tegelikult ei vasta tõele, sellepärast et aju pidev töös hoidmine, isegi passiivses puhkeolekus on sedavõrd energiamahukas, et enamik energiast lähebki nii-öelda selle mootori töös hoidmisele. Aga kui sa soovid hoida kehakaalu kontrolli all, siis on ikkagi olulised tervislik ja tark toitumine, korralik ööuni ja regulaarne aeroobne ja lihastreening. Nii et jõusaalis näeme!